ja mis on peamine kutsehaiguste põhjus. Ei tehta pause, ei tunta oma keha, ei tehta sirutusi, venitusi ja kui me küsin, et miks seda ei kontrolli, ega me lasteaias ei ole. Töökullid erisaade ja tänaseks teemaks on siis konverents Tervise tööohutuse tref 2026 juba 14. korda. Meil on külas Kristi, mina Siim, saatejuht ja Sander siis teise saatejuhina ja teeme sellise erisaate, küsime huvitavaid küsimusi, mille jaoks me üldse seda treffi korraldame. Ja, tere tulemast, minu nimi Kristi Jõeorg ja miks ma seda treffi olen korraldanud? Juba 14 aastat algas see ju minu tööohutusettevõttega omal ajal. Ma tundsin, et on vajadus tuua midagi sellist turule, mis annaks laia ampluaa tööohutuse valdkonna lahti mõtestamiseks. Sest et mulle tundus, et liiga kitsalt vaadatakse seda, lähed vaatad mingi tüütu seadus, täida see reegel, too reegel, kolmas ja kuidagi selline nagu seksikus puudus, et miks ma tahaks selle asjaga üldse tegeleda. Ja see mõtlesimegi, et kui me toome välja palju laiema kontseptsiooni, siis igaüks kõnetub ju millestki, sest me inimestena oleme niivõrd erinevad ja kui meid kõnetab ühes teemakategoorias üks nüanss, siis see võib olla niidi ots, mis lõpuks viib lõngakera harutamiseni, millegi suuremani. Sa ütlesid, et tööohutus peaks olema seksikas, et mis siis selle aasta fookusteemad on? Fookusteemadega on selline huvitav asi, et mitte ühelgi aastal ei ole me valinud fookusteemasid, sest et kõik need teemad sisuliselt sünnivad aasta jooksul. Üks treff on läbi saanud ja nüüd ma siis mõtlen, millest võiks tööohutuse valdkonnas veel rääkida, et see oleks huvitav, see tooks uusi nüansse juurde. Sisuliselt võingi öelda, et ma istun praegu siin ja me räägime millestki ja siis sa tood mingi teema kategoorias, kuule, see võib olla täiega huvitav asi, millest minu arust ei ole üldse räägitud. Nagu selle aasta üks teema, mida Ivar Raav tuleb avama, on, et miks inimesed käituvad enese hävituslikult. Väga huvitav, tõenäoliselt tööohutuse valdkonnas ei ole väga paljud selle peale mõelnud, et me tuleme hommikul tööle ja meil on kalduvus lihtsalt oma töö ära teha, aga meil ei ole kalduvust mõelda sellele, et me elame oma igapäevaelu suhteliselt autopiloodi peal, oma harjumuste pealt, oma mõtteviiside pealt, mida me oleme elu jooksul omandanud. Ja selle sees võib olla ka enesehävituslik käitumine läbi selle, et me ei mõtle ise endale, vaid me mõtleme kellegi teise teenimisele ja me ei mõtle ise enda teenimisele. Et unustame ise enda sealt täiesti ära ja hakkame kogemata ise endale võib-olla mingites aspektides vastu töötama. Näiteks, kui ma palun panna tööandjal mõnikord pauside kontrollimise sisekontrolli, siis küsitakse, miks sa tahad pause sise kontrollida? Nii ometi olen ma ju ka teinud hulga kohtuekspertiise kutsehaigustele, siis tellitud juristide poolt ja mis on peamine kutsehaiguste põhjus. Ei tehta pause, ei tunta oma keha, ei tehta sirutusi, venitusi ja kui me küsin, et miks seda ei kontrolli, ega me lasteaias ei ole. Et inimesel on kalduvus olla hea südamlik. Kui mina praegu Siim töötaksin sinu jaoks, siis ma väga ju tahaks endast maksimumi anda. Ja siis ma unustaksin ise ennast ära. Võib-olla ma tahan Siimu ehk tööandjat õnnelikuks teha. Ja niimoodi hakkabki märkamatult kuidagi see enesehävituslik mehhanism näiteks tööle. Ja niimoodi need teemad sinna sünnivadki, et täiesti sellisest üllatuslikust kohast. Seal on ühel ajal on 3 erinevat või 4 erinevat? On 3 paralleeli. 3 paralleeli. Just, ja 18 erinevat teemat kokku. 6 erinevat, 6 korda 3. Just. Et tuleb osaleja ja tema siis saabki sealt paralleelidest, 3 paralleelist valida endale siis ühe teema 45 minutiks, mida ta läheb siis kuulama ja 15 minutit siis vahepauside ajal on mess, kus siis on väljas erinevad tööohutuse
töötamuse valdkonnaga seotud teenusepakkujad, et leida siis endale võib-olla selliseid uusi mõtteid, mida siis oma ettevõttesse tuua. Ja eriti tore ongi see, et kuna seal on 3 paralleeli, sa ei saa 3 asja korraga kuulata. Ehk et sa pead valima, inimese selline päris suur raskus teha valikuid, mida ma täna tahan, miks ma just seda valin, eks. Ehk et ma lähen midagi püüdma, midagi saama ja mida ma siis hästi julgustangi, et kui see üks teema on ära valitud, siis minegi mõtle selle peale ka selliselt, et sa küsid küsimusi esineja käest, lood seoseid oma töökohaga, enda kogemustega, enda maailmavaadetega, mõtetega just sellest tööohutuse ja tervishoiu hoidmise kontseptsioonist. Ja mis on veel lahe, siis sa ei saanud neid 2 loengut kuulata. Ja mis on selle juures tore, sul jääb uudishimu alles, Siim, kui sina pead valima nüüd ühe teema, mida sa lähed kuulama, siis sina saad nüüd küsida, kuule Sander, sina mine vaata seda teist teemat ja pärast jagame, arutleme, tekib diskussioon, tekib arutelu, tuleb kirge juurde. Kuule huvitav, mis see 3. oli, leiame, kes kuulis seda 3. teemat, või kuulas, mõtestas, et äkki saame temaga ka veel arutada. Et selles mõttes on hästi tore, et see avardab justkui nagu hästi palju veel lisavõimalusi, mida me tihti ei näe. Ja siin tegelikult saabki ju tulla ettevõttest mitmekesi, minna erinevatesse nendesse koolitustele ja siis ongi pärast enda ettevõtte siseselt neid teemasid jagada, on ju, et see on väga mõistlik. Ja üks korralik koolituspäev, pluss ka natukene inimestega kohtumine tuttavate või siis kellega saab võib-olla tuttavaks seal, nii et see on tegelikult päris õige. Ma saan aru, et see sõna treff on tulnud kuskilt, on ju, et võib-olla räägi, et kus kohas see treff tuleb? Jaa, et omal ajal, kui me Urmas Kõivuga siis hakkasime koos seda treffi korraldama, siis Urmas juba oli teinud erinevaid treffe. Ja see oli kuidagi tollane selline populaarne sõna ja kui me vaatame ka tõesti see mototreffi ja et erinevad sellised jõgeva treff, eks, et see on justkui nagu kontseptsioon, kus inimesed saavad kokku. Treffame teiega, räägime juttu, arutleme, vaatame midagi, oleme koos, mõtestame, et kui oluline eriti siin just tänapäeva maailmas, kuna 13 aastat tagasi see ei olnud küll nii teemaga, täna AI, üle interneti suhtlemine, et kuivõrd väärtuslik on silmast silma rääkimine, arutlemine, treffamine, aga tollal me veel nii ei mõelnud, eks. Aga kellele siis treffamine mõeldud on, et keda siin üldse ootate, kutsute? Jaa, et treffamine siis on mõeldud personali ja inimestega töötamise valdkonna siis nii-öelda suunal. Ehk siis spetsialistid, juhid? Just, et näiteks ütleks niimoodi, et tõeline võit oleks siis, kui tuleks kohale mõni tegevjuht, sellepärast, et me ju teame, just ka täna mul, kuna ma ju toimetan ka nõustajana igapäevaselt, käiski ühe ettevõtte inimene ja ütleski, et kuna tema saab käsud ülevalt poolt, siis tema sisuliselt reageerib tagajärgedele, mis tuleb ülevalt poolt, on ju. Sest tema ei saa neid nii palju mõjutada, sest nii kui tema hakkab mõjutama, läheb küsima, siis ta on tajunud seal päris palju kaitset. Ehk et ma näengi, et töökeskkonna teema saab siis päris palju areneda ettevõtetes, kui tippjuhtkonnad hakkavad seda väärtustama, kui keskastmejuhid tulevad, kellel on tiimis omad inimesed ja tulevad ka töökeskkonna volinikud. Sellepärast, et töökeskkonna volinikel, töökeskkonna spetsialistide kõrval, spetsialist on ju siis see inimene, tunnikontroll Siim, et kes siis vastutab tööandja visiooni eest ja töökeskkonna volinik on siis inimene, kes vastutab töötajate siis sellise heaolu eest sellises otseses keskkonnas. Et kui oluline, et ka nemad saaksid neid teemavaldkondi lahti mõtestada, et see hakkaks sellise kuidas öelda, ühtse võrgustikuna tööle, et see info liikumine oleks aus, mõtestav, pädev, arutlev, et leida selliseid siduskohti. Sest ma mäletan seda, kui ma käisin tegemas ühes ettevõttes aastaid tagasi koolitust, ma ootasin siis oma teist last ja siis ma
tundsin, kuidas ma seisin seal inimeste ees nii, ma olin peaaegu mul tuli peaaegu nagu pisardused, hormoonid ka möllasid, eks. Aga ma rääkisin just pigem meesterahvastele seal, et teate, ma ei kujutaks isegi ette, et minu elukaaslane, kes on praegu kuskil objektil, ta tegeles siis laeva sisedisaini projektidega, ta on seal ja keegi teeb mulle kõne sealsetest tööandjatest. No kuule, et täna siis läks nii, et teda enam ei tule mitte kunagi koju. Et kui kahju võib olla, kui mõne pereliikme nii-öelda siis osalemine pereelus enam ei toimu, sellepärast, et tööandja ei ole hinnanud inimese elu nii väärtuslikuks, et tõesti võtta seda hingest, südamest ja päriselt sinna panustada. Et me tihtipeale oleme nii kitsa sellise nägemisega, et me näeme, vaatame enda maailma ja me ei taju teiste inimeste maailmaid, kes ka meie ettevõttes siis töötavad. Nii et tööandjad, kõik, kes te praegu kuulsite seda või nägite seda, siis pange kirja, mis kuupäev? 21.01.2026 Tallinnas. Ja kus kohas täpsemalt? Toimub Hestia Euroopa hotellis. Ja tasub tulla siis, kui me võtame 3 sõna kokku, 3 põhilist märksõna, et miks tasub treffile tulla? Uudisimu, hoolimine ja õppimine. Ja need, kes veel ei ole piletit omale täna hankinud, mis variante neil on? Variant on minna lihtsalt areng.ee lehele ja koolituste seas sealt klikkida tööohutuse ja töötervishoiu lehele ja osta sealt pilet ja teine asi on siis kirjutada ostu sooritades sinna juurde ka nii-öelda sellesse kommentaari lahtrisse, too kullid 10 ja sa saad 10% soodustust. Nii et kõik töökullide kuulajad kuulsid ise, too kullid 10, ostukupong põhimõtteliselt siis ostukorvis. Ja siis Tervisetasku teeb sealt ka väikseid klippe nii koha pealt, nii et siis saate vaadata võib-olla siis juba järgmiseks aastaks, kui see veel järgmine aastaga tuleb, et siis juba, et kui huvitav ja äge seal oli. Nii et ma ise loodan, et see on päris põnev, kuigi minu jaoks saab see olema esimene kord, nii et ma olen alati vaadanud seda, aga ei ole kuidagi nagu suhestunud. Nii et võib-olla siis on see sama koht. Sander, miks sa ei ole suhestunud? Koolituste osas ma olen natuke allergiline, et ma olen käinud hästi palju, aga ma olen osades nagu pettunud, et kuidagi nad on kuidagi kuivad ja igavad, et kui ma sealt ära lähen, siis ma mõtlen, et oli, mis oli ja tegelikult see on võib-olla natukene päris paljude koolituste kohta, et seda kaasamist ja et see huvi oleks olemas, on ju, et ma arvan, et see võib isegi päris hea kogemus olla. Ja tead, ma ütlen, et ongi, sellepärast, et juba mitu aastat järjest näiteks üks ettevõte tuleb oma 6 töötajaga ja nad teevad treffil oma meeskonnaüritust ja ütlevadki, et tuleme sellepärast, et see on nii väärtuslik ja nii põnev. Saab huvitavaid teemanurkasid kuulata, on treff, nii et kui sa kahtled, siis igal juhul ma garanteerin, et teemad on huvitavad, mess on põnev, rääkida huvitavate inimestega, nii et ma arvan, et tasub tulla. Nii et areng.ee saab osta pileteid, tulge, otsige üles Tervisetasku tiim, kui teil on küsimusi, tahate midagi jagada, tahate oma rõõmu jagada, näiteks mida te areng.ee üritusel nimega töötervise tööohutuse treff kuulsite, siis läbi Tervisetasku on seda väga hea, sest et kõik tahavad teada, mida oli ägedat ja võib-olla mõnikord ka see, et mis tegelikult sind ei kõnetanud, aga võib-olla oli oluline. Just. Seega kohtume treffil. Kuna? 21.01.2026, nii et võtan sind rõõmuga vastu.